Tere tulemast tagasi ja tere minu poolt kõigile, nii siin saalis kui ka ekraani taga. Minu nimi on Maris Vainre, ma olen Cambridge ülikooli doktorant ja ma töötan ka Praxise mõttekojas tervisevaldkonna analüütikuna. Ja Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond on palunud mind juhatama tänase pärastlõuna paneeli, kus me räägime kogukonna rollist vaimse tervise edenduses. Ja nüüd enne, kui me alustame ja enne, kui ma kutsun paneeli lavale, ma püüan natuke raamistada või selgitada, millest meil juttu tuleb. Esiteks, mis on vaimne tervis? Ja siin me lähtume Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioonist, mille kohaselt vaimne tervis on heaoluseisund, mis võimaldab inimesel hästi funktsioneerida. See on heaoluseisund, kus ta saab realiseerida oma võimeid, tulla toime elu igapäevaste või tavapäraste pingetega, töötada produktiivselt ja panustada oma kogukonda. Nüüd, mis on kogukond? Ja siin me võtame asja suhteliselt laialt. Kogukond võib olla minu huud või minu tänav. See võib olla minu kohalik omavalitsus või töökoht või kool, lasteaed või trenn. Aga see ei pruugi olla üldse geograafiliselt või organisatsiooniliselt piiritletud. See võib olla mu pere, mu sõbrad või mõttekaaslased või mingi muu grupp inimesi, kellega ma tunnen mingisugust seost. Nüüd, mida need grupeeringud võiksid suuta teha, et hoida kellegi vaimset tervist? Ja siin on hea lähtuda meile paljudele tuttavast sekkumispüramiidist. Neid püramiide on erinevaid, neil on erinevaid astmeid, aga mis on oluline teada, on see, et alumisel poolel asuvad lähenemised või sekkumised, mis sobivad hästi paljudele, mida saab külvata kõigile. Ja mida ülespoole, seda spetsiifilisemaks ja seda sihistatumaks need sekkumised ja lähenemised lähevad. Et sihistatud sekkumised või sihistatud ennetustegevused neile, kellel on suurem risk vaimse tervise probleemide tekkeks. Ja mida ülespoole, seda spetsialiseeritum. Ja selle kolmnurga üleval otsas on tavaliselt siis need sekkumised, mis tegelevad vaimse tervise probleemide raviga või vaimse tervise häirete raviga. Ja seda me täna ei puuduta. Me tegeleme tervise edendusega, mis ei tähenda seda, et see ei pruugi hõlmata, ei pea hõlmama. See võib muidugi hõlmata neid inimesi, kellel on vaimse tervise probleeme juba tekkinud, aga me keskendume siiski nende ennetamisele. Nüüd, millised on need tegurid, mida siis saab mõjutada? Muidugi, et heaolu mõjutab meie tervis ja vastupidi. Ja seega üks heaolu mõjutavatest faktoritest on nii vaimne tervis kui ka füüsiline tervis. Need käivad käsikäes. Aga samuti mõjutab meie heaolu, meie haridus ja meie oskused ja isiklikud rahaasjad, praegu üsna aktuaalne teema. Meie sissetulek, aga ka rahaasjad laiemalt, kuidas läheb riigil, milline on vaesustase. Meie suhted mõjutavad meie heaolu ja millist tuge me võime saada oma lähedal olevatest inimestelt, olgu nad kas siis läbi institutsiooni kuidagi, sotsiaaltöötaja näiteks või vabatahtlik seltsiline või sõbrad ja tuttavad. Ja muidugi ka laiemalt integratsioon mõjutab meie heaolu. Elukoht, selle kitsas ja laias tähenduses keskkond, kus me elame, kui palju on selles parke ja metsi, rohelisi alasid või ligipääsu veekogudele, siniseid alasid, milline on meie eluase, kas see on soe, kas see on mugav, kas meil on, kuidas me liigume, milline on transport, milline on ligipääsetavus erinevates kohtades, kus me peame olema, turvalisus ja kultuur ja pärand laiemalt. Ja millised on need tegevused, mis meid iga päev voodist välja toovad? Tööga hõivatus, kas meil on töö, see mõjutab meie heaolu, aga ka selle töökoha kvaliteet. Ja samamoodi, mida me teeme oma vaba ajaga,
ja ka usk ja uskumused. Ja viimaks heaolu mõjutavaks faktoriks selle kaardistuse järgi on valitsemine. Et kuivõrd me usaldame riiki ja kuivõrd me usaldame avalikke asutusi ja kuivõrd me osaleme demokraatlikes protsessides. Ja nagu näete, siis kogukonnas vaimse tervise edendus on üsna lai nähtus. See ei ole ainult tervisevaldkonna pärusmaa, vaid sinna panustavad väga erinevad valdkonnad, erinevad inimesed oma ekspertiisidega. Ja ma loodan, et meie paneel, kelle ma kohe lavale palun, katab võimalikult palju nendest valdkondadest. Niisiis, meie paneelis on Kai Kukepuu, kes juhib Tallinna Vaimse Tervise Keskust, aga kes siin on pigem tööandja esindajana kui valdkonna spetsialistina, siis vaimse tervise valdkonnas. Siis Mihkel Lees Tartu linnavalitsusest, abilinnapea. Krista Pegolainen-Saar, Vabatahtlike Seltsiliste liikumise programmi juht. Sixten Sild Võru linnavalitsusest, ka abilinnapea. Ja Silver Stenfeld, kes on keskkonnapsühholoog. Osalejatel nii saalis kui ka ekraani vahendusel on võimalus esitada paneelile küsimusi, mida ma näen siin tahvelarvutist ja ma saan edasi anda need kas konkreetsele panelistile või kõigile korraga. Ja seni, kuni inimesed mõtlevad, mida küsida, siis ma küll lugesin teie nimed ette, aga äkki te tutvustate ennast veel kord, kes te olete ja mida te olete teinud vaimse tervise toetamiseks viimasel ajal, kogukonna vaimse tervise toetamiseks. Palun. Tervist, mina olen Silver Sternfeld ja ma töötan Tallinna Tehnikaülikoolis Targalinna tippkeskuses. Et meil on seal käsil üks selline põnev projekt, kus me siis üritamegi seda linna heaolu kaardistada ja praegu töötame välja sellist mõõtmismeetodit, et inimestele pannakse külge füsioloogiliste muutuste mõõtmiseks erinevad kehaandurid. Me laseme neil täita ka psühholoogilist küsimustikku ja siis analüüsime ka seda ruumi, kus need inimesed viibivad ja selle põhjal siis nagu üritame aru saada, et milline see on see hea linnaruum, milline on halb ja milles see inimese linna heaolu seisneb tegelikult. Et sellega ma tegelen nagu põhiliselt praegu. Ja mina olen siis Krista Pegolainen-Saar ja ma võin nüüd täna küll julgelt välja öelda, et kui siin alguse poole öeldi, et eakate valdkonnas Eestis ennetustegevust ei ole, siis võite vaadata, mul on praktiline näide. Vabatahtlike seltsiliste liikumine ongi see ennetustegevus eakatele. Ja kui siin mu kaaslane ütles, et on nagu rohkem linnaruumis, siis minu valdkonnaks on terve Eesti, väiksematest küladest ja maakondadest siis suuremateni. Ja võib-olla see on üks selline oluline märksõna, et vabatahtlikud seltsilised on tulnud Eestis siis appi sotsiaalvaldkonnale ja just pakkuda siis ennetustegevusena tuge vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks eakatele ja erivajadustega inimestele. Mihkel Lees, Tartu abilinnapea ja Tartus koordineerin siis erinevate valdkondade tegevusi, mis siis ühte või teistpidi võiksid heade tartlaste vaimset tervist toetada. Ja eriti fookusesse me oleme Tartus võtnud vaimse tervise, ma ütleks tegelikult viimasel 2-3 aastal suuresti ka saanud tõuke Covidist, kus oli näha ikkagi, et teatud sihtgruppide vaimne tervis hakkab tõsisemalt pihta saama. Et võib-olla kui me varasemalt tegelesime rohkem, kuidas ma siis ütlen, tulekahjude kustutamisega ehk siis, et kui inimene sattus kuidagi linna näiteks sotsiaal- ja tervishoiu osakonna huvisfääri, siis me talle ühte või teistsugust toetust partneritega koos pakkusime, siis nüüd oleme me kaardistanud need peamised sihtgrupid, kellega me tahame tööd teha, oleme proovinud mõelda neile siis koostööspetsialistidega nii täpselt või siis ütleme võimalikult täpsed sellised ennetus- ja sekkumismeetmed, mida me oskame.
ja järjest siis koostöös ka keskvalitsusega lähme selle tööga edasi, et räägime veel täpsemalt, kui pärast on aeg. Ja mina siis Kai Kukepuu, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, et homme juba täitub mul 10. kuu töötada asutuses. Mis ma olen ise siis teinud, nagu praegu siis võtaks, et huvitav olukord on mul siin meie paneelis osalemises, et täna ma olen nagu siis tööandja seisukohast võib-olla seda teemat arutamas, et aga meie asutuse töötajad siis on just need samad inimesed, kes pakuvadki siis vaimse tervise teenuseid, ehk see on ka väga oluline, et inimesed, kes seda tööd teevad, siis ka enda vaimse tervise eest hoolt kannaksid, ehk mis kõige lihtsam ja minu meelest kättesaadavam ja võtab kõige vähem ka rahalist ressurssi, on päriselt ka küsida inimeste käest, et kuidas sul täna läheb ja seda ka nagu kuulata, mis ta siis vastab, ja seeläbi siis tegelikult tekitadagi endal ümber sellist positiivsust ja arusaavat õhkkonda, mis siis toetaks inimest ehk kui töötajat siis oma tööd hästi tegema ja enda vaimse tervise eest ka siis seisma. Sixten Sild, Võru abilinnapea 9. aastat. Ja kui nüüd niimoodi küsitakse, et mida mina olen ära teinud vaimse tervise heaks, siis esimese hooga tuleb pähe, et me ju kogu aeg teeme seal midagi ja tegeleme kõigega, aga ära ma ei tee ju midagi. Aga kui natuke süübida sellesse teemasse, siis tuleb välja, et põhimõtteliselt kõik, millega me seal valitsuses tegeleme, puudutab inimeste vaimset tervist. Mina konkreetselt vastutan sotsiaal- ja haridusvaldkonna eest. See õhkkond, mis on meie koolides, lasteaedades, sotsiaaltöötajatel, see peab olema selline, et inimesed suudavad seda tööd teha ja suudavad ka teisi aidata ja et linnas elanikel oleks hea olla. Ja võib-olla hea näide sellest vaimse tervise väga mitmekülgsest loomusest on värskelt täna, kui vaatate siin meediat, siis seal jooksevad sellised uudised läbi, et Tallinnas inimesed kaebavad, et ei saa enam kodus elada, sellepärast öösel tehakse tänavatöid. Ega ilmaasjata eesti keeles ei öelda, et nad ajavad mu hulluks. Ja tõesti, ei tule algul selle peale, et see on inimeste vaimne tervis, mis seal taga näiteks on. Jah, müra ju mõjutab, eks ole, meie vaimse tervist väga tugevasti. Teie kõigi töövaldkondades on terve ampluaa erinevaid võimalusi või lahendusi, mida te saaksite igal hetkel valida või otsustada, millega tegelete. Et kuidas te jõuate selle otsuseni, et just see ja mitte too? Alustada võib see, kellel esimesena tekib mõte. No ma alustan siis, et eks me oleme proovinud Tartus mõtestada seda, et milline võiks siis olla erinevate partnerite roll. Et kohalik omavalitsus, meil on keskvalitsus, meil on erinevad kolmanda sektori partnerid. Ja selge on see, et ega omavalitsus, nagu me ka enne selle püramiidi pealt nägime, et me ei tegele raviga, me ei tegele vaimse tervise ekspertide koolitamisega. Eelkõige me saame tegeleda ikkagi ennetustööga ja nii-öelda siis sellise madala lävega sekkumistega. Ja nagu öeldud, need sihtgrupid, kellega me eriliselt tegeleme, Tartus on kõigepealt lapsed, siis eakad ja oleme pannud rõhku ka, me kutsume neid ise vaimse tervise eesliiniks. Ehk siis need inimesed, kelle vaimsest tervisest sõltub ka väga paljude teiste inimeste toimetulek. Me räägime õpetajatest, me räägime sotsiaalvaldkonna töötajatest. Et näiteks mõned konkreetsed näited, et kõigepealt sellist hästi laia teavituskampaaniat alustasime peaasi.ee-ga, vaimse tervise vitamiinide kampaania, mida me siis Tartus ka linna poolt sedasi jõuliselt toetasime, et oleks siis võimalik igal inimesel endal vaadata, kuidas tal siis on nende nii-öelda baasvajadustega, mida vaimne tervis nõuab, seda analüüsida. Meil on vaimse tervise esmaabikoolitused haridustöötajatele, sotsiaaltöötajatele, et tegime eraldi programmi. Neid oli, ma pakun suurusjärgus 400 või 500 Tartu siis õpetajad või sotsiaaltöötajad, kes siis selle programmi läbisid. Arvatavasti jätkame sellega nüüd ühel hetkel. Meil on Kiva, meil on liikuma kutsuv kool. Oleme võtnud eesmärgiks, et kõik Tartu põhikoolid, kellel vähegi huvi on
võiksid aastaks 2024, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn, võiksid siis olla KIVA programmiga liitunud. Meil on klassisidususe programmid, me üritame eakatele või mis üritame, me pakume kõnniringe, näiteks ma võin sellest korrast pikemalt rääkida, meil on üksikute eakate jaoks välja töötatud eraldi programmid ja nii edasi ja nii edasi, et sedasi me toimetame. Aga kuidas te olete teinud need otsused, et just need, mis te lugesite või mis seal ette lugesid, et just valida neid ja mitte midagi teist? Eks me oleme punkt 1 tunnetanud ise nii-öelda seda ühiskonda ja neid sihtgruppe, kellega me töötame. Et sotsiaalvaldkond ja linnavalitsus tervikuna me ju töötame nii lastega, nii eakatega, ka tööinimesed satuvad meie fookusesse. Proovinud aru saada, et mis siis võiksid need kõige nii-öelda põletavamad kohad olla. Oleme kaasanud eksperte ja ega tuleb tunnistada ka seda, et nii mõnegi valiku puhul me saame töötada nende võimaluste või nende ekspertidega või nende spetsialistidega, keda me parasjagu kasutada saame. Ehk siis, et kui me teame, et Tartus on ühes või teises või kolmandas valdkonnas, näiteks meil on väga head pereterapeudid, et siis järelikult me saame nendega koostööd teha. Ja kui meil Tartus ühe või teistsuguseid eksperte või kompetentse ei ole, kellega see koostöö oleks nii lihtne, siis järelikult see ka võimalik ei ole. Nii et ühtepidi selline oleme vähemasti proovinud sihtida ja valida, aga teistpidi nii mõnelgi juhul me teeme tööd nendega, kes meil on ja kes on head inimesed. Ma võtan siis üle, et ma lähen siis sinna teise poolde, et siis kogukonnavaade, eks ju. Et see on nagu huvitav, et vabatahtlike seltsiliste puhul on ju see tegevus nagu alguse saanud kogemuspõhisusest, et me kõik teame, et inimesed, naabrid teineteist ju toetavad ja teevad nagu sellist vabatahtlikku tööd teise inimese heaks. Aga on siis tekkinud just ka riigipoolne nägemus, et see süsteem võiks olla arusaadavam ja kättesaadavam kõikidele, et mitte siis nii-öelda juhuslikkuse printsiibil, vaid ikkagi nagu süsteemsel printsiibil. Ja kui nüüd arvestades tänast teemat, et teaduspõhiselt ja et oleks see süsteem arendatud, siis me oleme väga põnevas olukorras praegu, et kui mõelda selle peale, et näiteks abipolitseinike või siis vabatahtlike päästjaid, et seda süsteemi on arendatud aastaid, siis meie vabatahtlike seltsiliste süsteem, mis täna, nagu millest me täna räägime, on hästi noor ja sellist teaduspõhist lähenemist, uuringuid, alusuuringuid alla veel võtta ei ole, kuid see kogemus, mida me nagu saame siin pilootprojektiga 2 aastat tagasi, kui nüüd täna sellega jätkates, on järjest rohkem toonud seda pilti, et selleks, et üks süsteem saaks kestlikult olla seotud hoolekandesüsteemiga, vajab ta tulevikus neid uuringuid ja analüüse, eks ju. Nii et praegu me tegutseme õhinapõhiselt, nagu öeldakse selline. Mitte õhinapõhiselt siis selles mõttes, et lihtsalt suvaliselt tullakse, vaid ikkagi süsteem on olemas. Vabatahtlike arv kasvab, abisaajate arv kasvab, eks ju, jätkuvalt. Ja tegelikult ka täna, kui me vaatame nagu seda nii-öelda kogemuspõhist statistikat, oleme me valdkonda vabatahtliku tööga toonud üle 50 000 euro töötunni tasu järgi, et see on nagu kasvav. Aga tõesti, siin on omavalitsuste ja riigiga vaja nagu väga selgelt nõu pidada, et kuidas selline tugisüsteem, mis toetab vaimset tervist, võiks riigis pikalt kestma jääda. Võib-olla on kuskil head praktikad välismaal. Me päris täpselt veel ei tea, nii et olemegi sellises kutsuvas olukorras, et mõelgem selle peale. Ma võin siit üle võtta. Siis peab tunnistama, et enamasti lahendame ikka probleeme nende tekkimise järjekorras ja kipume ikka pigem olema seal faasis, kus me kustutame tulekahju ja ei suuda selle ennetustööga tegeleda ja suundumus on veel ikka sinna poole, et me suudaksime selle ennetusega rohkem tegeleda. Täna näiteks lõuna ajal lõime praktiliselt käed siin vabatahtlike seltsilistega, kes meie lauda tulid ja selle toreda naisterahva näol, kes tegi selgeks, et tegemist on väga asjaga, me oleme sellega varem kokku puutunud, aga kuidagi on nii läinud, et meil ei olnud varem sellist kokkulepet olemas ja nüüd meil on diil tehtud. Aga neid igasugu meetmeid ja programme ja asju on ikkagi päris palju turul ja me püüame kõigist nendest võtta maksimumi. Kui meile pakutakse võimalus, siis me igal juhul üritame seda kasutada ja nad on ju ikkagi leidnud juba
tõendamist maailmas piisavalt ja näiteks Imelised aastad on väga laialt levinud ja meie Võru linnas väga aktiivselt kasutame seda võimalust ja me näeme tõesti seal häid tulemusi. Et me püüame kõigiga kaasa minna, mida pakutakse ja see spekter erinevate meetmete, nii ennetavate kui ka tuld kustutavate meetmete spekter peab meil arsenalis olema väga lai, et me sealt suudame õige tööriista valida, sealjuures on siis see võrgustiku töö on väga oluline või koostöö kõigi osapoolte vahel, kes selle teemaga vähegi puutumuses on. Nii et me alati püüame ikkagi mitte teha ainuisikulised kahepealised otsust, vaid kutsume terve võrgustiku esindajad kokku. Ja mina võib-olla siis nagu tööandja seisukohast, et mida ma vaatan täna on see, et kuidas on välja kujunenud meie tööprotsessid, et kas on seal võimalik vaadata neid protsesse ümber, kas me ressurssi ei kuluta kuskile liiga palju ja seeläbi tekib ka nagu sellist, näiteks üks variant, mida ma näen täna, on palju sellist ikkagi paberi peal, et me ei ole nii digitaalsed, et me ei peaks küll olema täiesti digitaalsed, aga võiks olla rohkem, mis omakorda tekitab paljudele meie valdkonna töötajatele sellist lisapinget, et see jälle ma pean neid pabereid täitma, et aga et tööandja seisukohast ma leian, et on vaja leida töötajatele selline keskkond tekitada, et kus on siis lihtne töötada ja sul ei tekita see protsess ise neid selliseid olukordi, mis võivad pingelisi momente lisaks veel tuua, et Ma olen täiesti nõus sellega keskkonna poole pealt, et mina ka kõiki neid teemasid ju vaatan läbi selle inimese ja keskkonna interaktsiooni, et igasugune tegevus toimub alati ja kõik käitumised on mingisuguses keskkonnas ja nüüd ongi küsimus ju selles, et kas see keskkond toetab või pärsib seda tegevust, meie eesmärke, et kas ta seab meile kohanemiseks väljakutseid, eks ole, et kas ma lisaks sellele, et ma pean nüüd keskenduma tööasjadele, pean keskenduma ka näiteks mingisugusele mürale või mingitele muudele häirivatele teguritele, eks ole. Ja kui veel tuua nagu juurde see kogukonna mõõde, et meil on sotsiaalmeedia, kus kogukonnad kogunevad, eks ole, et seal toimub infovahetus, aga kas see on nagu see parim võimalik viis, et ma leian ikkagi, et on vaja sellist ühist füüsilist pinda, kus see kogukond saaks tulla kokku ja kasvatada seda sotsiaalset kapitali, eks ole, et see kogukonna kultuur ja sotsiaalsed sidemed, et oleks neid sädeinimesi seal ja et tuleks kokku mingisugused traditsioonid, ühisüritused, asjad, et see kogukond suudaks ennast kokku võtta ja hakata ülejäänud, ütleme, et selle avaliku sektori ja erasektoriga nagu dialoogi pidama sisuliselt. Ja siis me jõuamegi sinnamaani, et kogukond tahab ju olla kaasatud, et metsasõjad ja kõik see temaatika, et see on ju väga aktuaalne, aga et kas kogukondi osatakse kaasata siis. Ja selle jaoks on ka vaja sükest head keskkonda nii elektrooniliselt kui ka siis füüsiliselt. Et me jõuaks siis selliste koostööprojektideni, kus kõik osapooled tunnevad, et neid kuulatakse ja kui natukene mõelda veel näiteks seadusandluse peale, et mis nagu just minu valdkonda puudutab, et keskkonnapsühholoogia, et ma räägin ruumiloomest, et see võiks olla tõenduspõhine ühest küljest ja et ka see seadusandlus siis toetaks, aga praegusel hetkel on minu teada heaolu on mainitud äkki 3 seaduses ja seal ei ole defineeritud, et milles see heaolu nagu seisneb, mis ta on. Ja siis tekib nagu olukord, et ütleme, et kui on mingisugune kas planeeringu menetlemine, et kas te arvestasite inimeste heaoluga? Jah, aga kust te teate, eks ole, siis kehitatakse õlgu, et tegelikult ju ei tea. Kas ma tohin ühe
juurde nagu täienduse öelda, et mulle väga meeldis see, et sa selle kogukonna mõõtme sellisel juhul just välja tõid, et millisel viisil nemad saaksid olla kaasatud. Et võib-olla üks selline asi, mida me nüüd selle seltsiliste programmi raames oleme siis Tartu Ülikooli kogukonna arengu magistrantidega, nüüd nad on magistrid juba, aga sellise kursuse töö raames aitasid nad meil välja töötada siis sellise mudeli või teekonna, kuidasmoodi kogukond ise saab luua endas varajast märkamist ja siis sekkumist just eakate erivajadustega inimestega. Ja just täna me oleme ka siin üleskutsega kõigile, et kui teie tegevuspiirkondades on seda tüüpi kogukondi, keda see sotsiaalvaldkond nagu puudutab, kes nagu tahaksid sellega, siis me hea meelega pakumegi võimalust seda testida, et vot sealt tekib ka see tõenduspõhise nagu lugu, et me saame kogukondadega koos testida, vaadata, mis töötab, mis ei tööta, kus on omavalitsuse tuge vaja, kus on vaja riiklikku sekkumist ja me maapiirkondades nimetame ka neid teinekord selliseks arukateks või kestlikeks küladeks ja sellise külaliikumise võtmes, et aidata kogukondadel aru saada, et see ei ole nagu kellegi teise töö, vaid see tegelikult on nagu meie ühine asi, millist heaolu või millist elukeskkonda me seal kujundada nagu soovime. Vot sellise asja tahtsin öelda juurde. Ja kui sa lubad, ma võtan sellest testimise märksõnast veel kinni, et tihtipeale küsitakse uute programmide rakendamise puhul, et kas nüüd see, mida te seal ikkagi teete, kohaliku omavalitsuse käest ka küsitakse, kas nüüd see, mida te seal ikkagi teete, kas see on nüüd rangelt tõendus- ja teaduspõhine, kas te olete täiesti kindlad, et üks või teine asi töötab? No tihtipeale tegelikult ei ole, sellepärast et iga kord, kui me mõnda uut asja juurutame, siis tegelikult ju mõneski mõttes me olemegi ju selline katsepolügoon. Ja mina arvan, et siin ei maksa seda kaugeltki ka karta, et me võtamegi kasutusele, ütleme siis mõne uue sekkumise, mõne uue praktika, mille puhul me päris täpselt 100% ei tea, kas see töötab või ei tööta. Aga hästi oluline on küsimus just nimelt, et me siis ei kobaks pimeduses liiga pikalt, vaid koostöös teadusasutustega meil tekiks võimekus ikkagi ühel hetkel siis erinevate sekkumiste positiivseid, negatiivseid või neutraalseid mõjusid mõõta. Jaa, absoluutselt. Siin vahepeal on publiku hulgast tulnud rida küsimusi, ma hakkan nendega siin tööle. Üks küsimus, ma loen küsimuse ette ja ma laiendan seda küsimust, ma võtan selle vabaduse endale. Küsimus ise on, et kuidas toetada elukeskkonna kujundamisega vaimset tervist, mis on lihtsalt näpunäited, mida Tallinn võiks juba täna teha, mis põhimõtetel kujundatakse linna Tartus või Võrus. Nüüd ma laiendan seda, et kõik saaksid vastata, et kuidas toetada keskkonna, ükskõik kuidas te siis defineerite seda läbi kogukonna, töökoha või linnakeskkonna, kuidas läbi selle kuidas toetada läbi selle kujundamisega vaimset tervist? No, ma tahaksin hea meelega rääkida sel teemal. Me olime eelmise nädalavahetusel toimusid meil siis Vunki Manu loometalgud Võrumaal juba 7. korda, Setomaal isegi seekord. Ja osalesin ise töörühmas, mis arutas teemal, kuidas muuta Võru linn veelgi lapsesõbralikumaks. Me oleme ennast deklareerinud või peame ennast hästi lastesõbralikuks linnaks, loodetavasti Eesti kõige lastesõbralikumaks linnaks. Aga kuidas seda edendada niimoodi, et tõesti kõik seda tunneksid ja kõik saaksid aru, et ongi tõesti väga lastesõbralik. Ja väga huvitav oli see, et me oma töörühmas saavutasime esimese poole tunniga kohe selle üksmeele ja kokkuleppe, et see tegelik lastesõbralikkus ei ole inimestes teadvustatud, inimesed ei teadvusta, et mis asi on tegelikult lastesõbralikkus. Ja jõudsime kohe kokku, et see ei ole veel rohkem mänguväljakuid, iga uksed, kiik, karussell, see ei ole see. Võru linnas on näiteks viimase 10 aasta jooksul meeletult investeeritud just sellesse keskkonda. Neid kohti, kus käia, mida teha lastele, sportida, muusika, kunstiga tegeleda, need kõik on olemas. Neid kunagi ei ole võimalusi nii palju olnud kui praegu. Aga näiteks liikumisharrastuse puhul on korrelatsioon nende võimaluste ja tegeliku liikumisharrastuse vahel pigem olematu või vastupidine.
Ja see tuleneb ju tegelikult teistest aspektidest hoopis, lihtsalt see areng liigub meil rohkem digimaailma poole ja lihtsalt inimestel ei ole vaja ennast enam liigutada, lastel ei ole sellist loomulikku liikumisvajadust, ei ole kohustust käia lehma edasi tõstmas iga 2 tunni tagant, eks ole, tal ei olegi mingit kohustusi, prügiämbrit ei pea ka välja viima enam, kes selle teeb ka keegi teine ära. Nii et jõudsime kiiresti kokkuleppele, et tegelik lastesõbralikkus tähendab seda, et lastele antakse vabadust, vastutust, seatakse piirid, nad saavad oma vanemate tähelepanu, mida praegu kiputakse asendama asendustegevustega, asjadega, ostetakse 3, 4, 5 aastasele lapsele treener, palgatakse inglise keele õpetaja, sest kohe hakkad õpetama, et temast geeniust oleks ja eiratakse elementaarseid teadmisi sellest, millal on lapsele õige aeg seda või teist asja õpetada või pakkuda. Ja sellega põletatakse lapsed varakult läbi ja tuleb välja, et terve põlvkond vanemaid on juba nii-öelda puusse pannud, sellepärast, et nad oma lapsi juba ei oska kasvatada. Vestlesin eile kliinilise psühholoogiga ja mulle jäi väga meelde üks tema selline näide. Ta ütles, et tänapäeva noortega on tihtipeale see lugu, et kui ta soovitab noorele, et aga mine jaluta iga päev, mine jaluta tunnike või paar, võtta sõbranna kaasa või tee seda üksi. Nad ei saa aru, mida sa mõtled. Mis tähendab, ma lähen lihtsalt jalutama. Mis asi see on? Et ma ei lähe tsillima, hingima, sinna kaubanduskeskusesse istuma, talast ta saaks aru, aga et ma lähen lihtsalt jalutan liikumisarvastuse mõttes. Nad ei saa enam sellest aru. See näitab seda, et me oleme niivõrd lahku kasvanud või see keskkond, milles praeguse aja noored üles kasvavad, on niivõrd erinev meie oma mälestustest ja lapsepõlvest, et me lihtsalt ei saa neist enam aru. Nad on niivõrd teistsugused. Ja võt seda kuristikku seal vahel on vaja kõvasti vähendada ja seda sidusust põlvkondade vahel. Vanemad peavad ise oma lapsega tegelema, mitte palkama neile treenerid lasteaias. Nagu minu raiskas nulk aega. Kohe täiendada siia juurde, et just see liikumusharjumused, et lapsed, kui nad ei saa aru, et mida tähendab minna jalutama, et võib-olla saab vaadata ka nagu selle keskkonna poole, et kas see keskkond on jalutama kutsuv või kas see keskkond iseendas juba disaini mõttes omab mingisuguseid tundemärke või selliseid nagu juhiseid, et kuidas siin käituda, mida siin teha saab, et keskkond peab väga hästi kommunikeerima edasi seda, et kuidas seda keskkonda kasutada saaks. Ja just see rohedisain ja sinialad, mida Maris, sina ka mainisid ju alguses, et see on ka üheks selliseks võtmesõnaks, et kuidas nagu seda linna planeerida. Jah, see on tõsi muidugi, et meil ei ole ainult füüsiline keskkond, meil on ka vaimne keskkond ja küsimus, kuidas kõik siis selle füüsilise keskkonna ümber, siis ka selle füüsilise keskkonna kasutamist toetab. Et kui sa rääkisid liikumissõbralikkusest ja liikuma kutsuvusest, et siis mina julgen küll üles kutsuda Tartu linna näitel ja olles varasemalt ka Tartu Ülikoolis liikumislaboris töötanud, kutsuda üles kõiki koole liikuma kutsuva kooliprogrammiga, kus lisaks siis sellele füüsilise keskkonnale, mis siis kas on loodud või ei ole loodud, ikkagi süvendatult tegeletakse sellega, et lapsel tekiks see liikumisrõõm, et ta saaks liikumise tähtsuseks aru, et tal tekiks kõik need head sotsiaalsed suhted seal kõrvale, nii kooliteel, ehk siis kodust kooli minnes, nii koolis vahetunde veetes, kui ka koolitunnis. Aga jah, et ma ei alahindaks ka võib-olla seda füüsilise keskkonna loomist, et ta annab ikkagi aluse selleks, et kui lapsel või lapsevanemal koos soov midagi teha tekib, et tal on vähemasti need võimalused. Et Tartu linna puhul, kui me vaatame ka, mida inimesed soovivad või tahavad, näiteks kaasava eelarve protsessis, siis ikkagi aastaid ja aastaid on võitnud liikuma kutsuvad koolihoovid, erinevad liikumist toetavad lahendused linnaruumis ja erinevad rohelahendused, mis kahtlemata ka järjest aasta-aastalt populaarsemaks lähevad.
ma võtan siit, see küsimus oli sul, eks, et mis keskkonda saaks, mida saaks teha keskkonna jaoks? Et anna mõni näpunäide kellegi teisele, kes kujundab mingit keskkonda. Ja. No juhtumisi on mul õnn olla ka ühe suure algatuse eestvedaja Eestis veel, milleks on maal elamise päev. Seda me oleme 4 korda teinud ja seal on põhifookus on just maapiirkonna omavalitsustel, et nemad tooksid välja oma siis parimad praktikad, kuidas nad elukeskkonda inimeste jaoks nagu loovad. Ja see on nagu väga huvitav, mida ma olen 4 aasta jooksul nagu jälginud ja saades omavalitsuse tagasidet. Kui algselt oli nagu eesmärk see, et näitame oma ilusaid maju, mida uhkem, betooni, eks ju, kõik need variandid, siis külastajate ja inimeste tagasiside on selles, et see maja ja see väline keskkond on kõik oluline. Aga kui inimeste suhted ei paista välja selles kohapealses keskkonnas, et siis ei ole see usaldusväärne. Need majad ja hooned ei ole usaldusväärsed, need on tühjad. Ja võib-olla siin on üks selline teema, et mida me saame teha kõik koos, on nagu mõelda väga selgelt, et milliseid suhteid me siis kohalikul tasandil nagu loome. Ja mulle väga meeldis hommikuses ettekandes, oli vist külaline, kes ütles välja nagu selle, et see, kuidas me täna tegeleme oma nagu laste ja noortega, kujundab selle, millises vaimses tervises on meie järgnevad põlvkonnad. Ja see on väga seotud sellega, et kuidas me toimetame, kuidas me oleme avatud oma kaaslastele, mida me koos nagu teeme, kas me toetame, kas me hoolime ja võib-olla on Eestil aeg tõesti see hea mitte Šveitsi, vaid Islandi mudel, hoolivate kogukondade mudel uuesti võtta üles sellisel viisil, et ka meie juhid ja otsustajad lähtuksid pika aja perspektiivist, mitte lühikesest perspektiivist. Ehk siis võib-olla see hoiakute muutus on täna väga oluline, et me saaksime tulla aasta pärast kokku ja öelda, et kuulge, me oleme sammu edasi ka läinud. Kai, kas sul on? Ja ma mõtlengi just, et mul tekib siin jälle see iseenda sees see diskussioon minu siis töökoha profiili ja siis minu paneelis tööandja koha pealt, et kui ma võtangi, et siin kõrvalistuja jutust tuli see, et lastel on olulised reeglid ja kõik, et minu meelest siin selline nagu juhi ja lapsevanemal on nagu väga palju sarnaseid jooni. Ehk töö juures me samamoodi, me peame oma keskkonda kujundama sellised, et inimesed teaksid, millised on meil nüüd reeglid, et nagu mis need reegleid võib tuua seinast seina, meil on igasugused, on täitsa töökorrad, on lihtsalt sellised organisatsioonid ja käsiraamatud, kõik, et aga kui neid on liiga palju, siis tekib ka küsimus, et kas keskkond selliste regulatsioonide või juhiste või kõikide nende seas, et kas see ka nüüd inimest toetab töö tegemisel, et kas ta ikkagi täpselt teab, et ma ei tea, et ta peabki neid täitma või kui ta seda nüüd ei täida, mis nüüd saab või kas ma nüüd lugesin need kõik läbi, et nagu kogu see pool on minu jaoks täna selline huvitav küsimus ja minu meelest see on see keskkond ka, mida me peame looma sellise ka suhtumise poole pealt, mis oli jutt, et just, et me tuleb inimesi toetada, leida nendes neid tugevusi, aidata neil välja tuua ja mitte tolereerida omavahelist sellist negatiivset võib-olla ka suhtlemisstiili, mida aeg-ajalt tuleb ette nagu, et see kindlasti on üks asi, mis on ka nagu tegelikult ju nagu selline reeglite ja piiride kehtestamine jälle nagu. Teist paljud nimetasid või rääkisid keskkonna nii-öelda juhtimisest, eks ole, olgu see siis läbi juhi rolli või siis läbi nii-öelda kehastumuse, eks ju, et eeskuju näitel ja siin ongi küsimus selle kohta, et kuidas hoida vaimset tervist jätkusuutlikult prioriteedina keskkonnas, kus teie saate seda vaimset tervist kujundada, olgu siis linnavalitsus, töökoht, vabakond. Tegeleda kogu aeg, kui muud ei ole. Ma arvan ka jah, et ega prioriteedid on ju nendes asjades, mida me teeme, mitte ainult nendes asjades, millest me korra kuus kokku saame ja ütleme, et peaksime tegema. Nii et kui me tahame
hoida vaimset tervist organisatsioonis, siis peab see organisatsioon ka väga selgelt määratlema, et see on selle organisatsiooni prioriteet. Täpselt samamoodi, kui üks linnavalitsus ütleb, et me tahame lisaks kõigile muudele tegevustele, mis paratamatult vaimset tervist ühele või teisele poole mõjutatud, võtta vaimse tervise prioriteediks, siis me peame sellega sätestama. Ja ma arvan täpselt samamoodi ka enesejuhtimises, et kui me oleme otsustanud, et meie vaimne tervis, et mina olen otsustanud, et minu vaimne tervis on minu jaoks prioriteet, siis järelikult pole midagi teha. Iga jumala päev ma pean sellega tegelema. Ja mitte lihtsalt mõtlema selle peale, et ma peaksin sellega tegelema. Tihtipeale me teeme ka nii. Ja Mihkel, ma just tahtsin sind täiendada selles, et mõtlemine ei ole tegu veel, eks ju. Ja selleks, et mõttest saaks nagu sündida tegus, seal on vahel vaja otsust. Ja tihti kipub nagu see ununema ära, et selleks, et üldse saaks tegutsema hakata, on vaja otsust ja siis tulevad ka teod. Ja kui see otsus on olemas ja seda otsust alati ümber ei kujundata, eks ju, siis tegelikult ma arvan, et hakkavad ka asjad minema. Lihtsalt on, võib-olla see segadus on selles, et otsust ei ole. Mõtted on, tahted on, aga otsust ei ole. No ma arvan, selle vaimse tervise teemal on niimoodi, et kui me teeme õigeid asju linnavalitsuses, iga inimene oma kodus langetab õigeid otsused oma liikumisarvastuse, oma eelistuste, oma uneaegade kõige jaoks, siis ei olegi seda küsimust üldse, et vaimse tervisega peame prioriteedi seadma, et see ma hulluks ei läheks, on kõige tähtsam. Lihtsalt ongi vaja teha õigeid otsuseid, õigeid asju ja seda vaimse tervise teemat ei olegi vaja nagu kogu aeg niimoodi kiskuda lavale peale, et mis selle vaimse tervisega nüüd jälle on. Ma tahaksin tuua ühe sõna siia sisse, mis iseloomustab minu arvates seda, et inimese vaimse tervisega kõik korras. Tema elus peab olema, kõik peab olema tasakaalus. Töö ja puhkus, vastutus ja võimalused, kõik need asjad peavad olema tasakaalus, siis inimesel ei ole probleeme, siis ta on vaimselt ta on rahulik, ta teeb järelikult õigeid asju. Ma põhimõtteliselt, kui lubad, ma põhimõtteliselt olen sinuga tasakaalu kontekstis täielikult nõus ja ju räägivad sellest ka peaasjade vaimse tervise vitamiinid ja nii edasi. Aga tihtipeale tänases hullumeelses, pöörases, kiires maailmas, kus tuleb erinevaid ohusõnumeid, kus meil on 173 erinevat tööülesannet, mida tuleb täita, kus meil on nii palju rolle, mida me peame täitma, siis see selline, kuidas ma ütlen, selle tasakaalu lihtsalt paika loksumine väga paljude inimeste puhul ei tööta. Miks usutavasti me ikkagi peaksime rääkima vaimse tervise ja selle tasakaalu erinevate aspektide väga selges mõtestamises ja väga selges otsustamises, et nüüd me hakkame sellega tegelema, sellepärast, et on väga õnnelikud inimesed, need, kellel lihtsalt juhtub, on väga palju inimesi, kellel lihtsalt ei juhtu. Lihtsalt juhtub see, et upume töösse, olmemuredesse, peremuredesse ära ja tegelikult ei suuda tasakaalu leida. Et sellepärast ma ei saa nagu lõpuni nõus olla selle mõttega, et see on mingi teema võib-olla, mida me ei peakski lauale tooma. Ma arvan, et seda teemat tasub lauale tuua, seda teemat tasub laual hoida ja tasub vahel meelde tuletada ka neil inimestel, kellel ühel või teisel eluperioodil tundub, et on asjad päris hästi, sellepärast, et miski pole siin enesest mõistetud. Nõus inimene peab olema piisavalt tark, et saada aru, et ta peab seda tasakaalu hoidma, et ta ei saa endale võtta nii palju asju kukile, siis ta lihtsalt vajub kokku selle all. Kuigi lõpuks, eks ju, et vaimse tervise või nagu heaolu ja vaimse tervise probleemide vahel on korrelatsioon, mis ei ole perfektne, eks ju. Et mul võib olla ideaalne tasakaal, aga mul ikka tekivad vaimse tervise häired, et see ei ole päris üksene. Sul oli üks kommentaar? Jaa, võib-olla natuke selline vastuoluline mõte, et osadele meeldib, osadele mitte. Aga et kuidas nagu seda fookust laual hoida, et kas me ei peaks pigem need asjad siis panema kirja kuskile arengukavadesse, strateegilistesse dokumentidesse. Kus mul see mõte tuli, on see, et kui koostatakse ruumiloomes, ütleme, et detailplaneeringu jaoks tingimusi või projekteerimistingimusi, et kui sinna saaks nagu ühe tingimusena sisse ka, et selles protsessis peab olema kaasatud psühholoog või näiteks keskkonnapsühholoog ja et mis on siis nagu tema roll, eks ole, et vastutada kuidagi selle eest, et see loodav keskkond vastaks siis ka, ütleme, et sellistele nõudmistele, mis toetavad vaimset tervist ja heaolu. Lasteaedades toetaks laste arengut, koolides toetaks õppimist, õpetamist,
nendes kontorihoonetes, toetaks keskendumist ja töö tegemist, kõik sellised asjad, eks ole. Aga et kui natukene laiendada seda mõtet ja mõelda selle peale, et mida üks organisatsioon teeb, et kas see vaimne tervis on nagu läbivalt nendes tegevustes esindatud ja kui see kaob laualt ära, läheb meelest ära, eks ole, et kes siis selle lauale toob, et siis peaks olema ta ikkagi kuskil nagu kirjas. Ma just tahtsin vahel öelda seda, et ma mõtlen ka, et kas ta peab olema sõnastatud just sellisena, et meil on koosoleku pealkiri, et täna on meil vaimse tervise teemad, vaid et ta kuidagi peaks, ma ei tea, integreeruma nendesse igapäevategevustesse, nagu, mis hakkab juhi töölaualt pihta ja nii nagu edasi liikumagi just täpselt selle sama kirjelduse järgi, nagu, et ta on nagu selline protsessi osa, nagu, et seda ei saa ära unustada ja pead vaatama ka neid aspekte, et kas need ja need tegevused või sellised nagu muud otsused on ka arvestanud seda nüanssi, et kuidas et ei jää nagu, ei teki sellist nüüd läks mõttelõng jooksis kokku praegu. Ma just mõtlesin oma koduvalla peale, kus ma nagu elan, eks ju, ja siis, et käib praegu arengukava koostamise protsess. Ma ei ole tõesti jõudnud jälgida seda sama teemat, aga ma ühel hetkel tabasin, et nad on välja kuulutanud, et nad hakkavad koostama ka valla arengukava juurde heaolu arengukava. Ja kui ma mõtlen nagu selle peale, et mis need algsed nagu sisud olid, siis ma ei ole väga kindel, et see heaolu arengukava on nüüd täpselt see, mida siin meil, mida sa alguses näitasid, et mis on see üldine heaolu. Et võib-olla mõnes osas tasub meil olla ettevaatlik, et mõni sõna võib omandada teise sisu, eks ju, sest et see teadmine, teadlikkus, mida me nagu tahame saada nagu kohaliku omavalitsuse tasandil, näiteks arengukavades, eks ju, võib teinekord olla seotud sellega, et keegi kuskil ütles, et see on põnev, aga võib-olla see teadvustatud sisu ei ole veel jõudnud nii teadlikult inimeste sellisesse tegevusvälja või praktikasse, eks ju. Siin on võib-olla see, vabandust, ma segan vahele, aga siin on võib-olla just see moment, mis võib-olla tuleks ära markeerida, et kui täna me räägime väga palju füüsilise tervise, ütleme, ennetus igasugustest programmidest, siis vaimse tervise osas on see natuke nagu tagasihoidlikum, et siin on selle kommentaariks, et lihtsalt see kogu see teadlikkuse tõstmine üldse nagu on minu meelest oluline, mis võiks nagu fookusesse jõuda nii rahaliselt erinevate ennetusprogrammide näol, kui siis ka selle teadvustamise või siis teadmuse tekitamiseks. Ja teine asi on see, et mida ma loodan siin illustreerida, on see, et kuna heaolu mõjutavad nii paljud faktorid, et siis, et kas me ehitame teed või me tegeleme riskigrupis vanemate inimestega, et need kõik oma moel võivad mõjutada heaolu. Ja seega, et kas heaolu on eraldi asi, mis me teeme, või see on nii-öelda läbiv eesmärk erinevates tegevustes, mis ühest kohast võib kas suurendada heaolu või siis langetada, eks ole, müra näol. Ja siit ma läheksin edasi kahe küsimusega, ma püüan neid kombineerida. Et küsimus on sellest, et vahel tuleb teha asju, te olete kõik maininud, et me täpselt ei tea, kuidas see mõju on, et teie lauale tekivad sekkumised või probleemid, mida lahendada natuke oportunistlikult, et tekib keegi inimene, kellel on hea mõte või tuleb ja räägib või see on see koht, kus king pigistab. Ja te võib-olla peate tegema otsuse midagi rakendada teadmata, kas see töötab ja võib-olla teadmata, kas see töötab ükskõik millisel tasandil sellest, mida Triin Edovald siin nimetas, et ka võib-olla muutuste teooria ei ole veel väga hästi paigas. Ja nüüd on küsimus, et kuidas peaks selle mõju mõõtmine siis kaasas käima selle rakendusega ja kuidas veenduda, et me ei tee kahju? No, üldiselt oleme seal linnavalitsuses kõik elukogenud inimesed ja kui isiklik kogemus ja elutarkus juba ütlevad, et see asi võiks toimida ja kui siis suhtled võrgustikuga ja nad kõik arvavad, et kuule, see asi võiks toimida
siis ma arvan, et me väga palju puusse ei pane ja nagu siin eelpool juba öeldi, et lubage katsetada ka. Ega see peabki olema õigus ikkagi proovida erinevaid variante, ega siis kõik asjad ei ole maailmas veel ära leiutatud ja neid leiutatakse veel. Nii et peab usaldama lihtsalt oma intuitsiooni ka ja oma iseenese tarkust. Ma natukene täpsustan siin, et meie intuitsioon on väga oluline ja just selles mõttes, et meil teatav elutarkus ja me võime ennustada, et kas üks või teine asi tundub loogilisena. Aga tegelikult me oleme ka üsna kergesti mõjutatavad. Eks ju, et tuleb keegi, kellel on väga hea veenmisvõime ja tundub, et see asi töötab lihtsalt sellepärast, et tal on hea jutt. Ja see ei tähenda, et me ei tee kahju. Et meil võib jääda kahju märkamata, kui me seda ei mõõda. Et kuidas saavutada seda, et me ainult kõhutunde pealt ei tea või ei julge otsustada, et asi töötab, vaid et me viime läbi kvaliteetseid uuringuid, olgu see siis kontrollgrupiga, veel parem, kui see on juhuslikkuse alusel moodustatud kontrolligrupiga. Kuidas lükata neid lahenduste mõju mõõtmisi sinna suunas, et tekiks kvaliteetne mõju? Jaa, aga ega ju omavalitsuse vaatest jällegi, mida rohkem me teeme koostööd nii-öelda usaldusväärsete ja kvalifitseeritud teenuste pakkujatega. Ütleme, seda rohkem aitab see intuitsioon usutavasti kohe alguses öelda, et olgu, me võiksime siis katsetada. Ja ega ju tihtipeale, vähemalt Tartu linna puhul me oleme ka kokku leppinud, et kui me nüüd hakkame üht või teist asja katsetama, siis mingisugusel hetkel peab sinna ikkagi ka mõõtmine järgi tulema. Võtame kas või selle sama 2016 aastal suuresti Tartu linnas alanud liikuma kutsuva kooliprogrammi, kus tõsi oli tõenduspõhisust või tõenduspõhiseid näiteid ees ka teistest riikidest, aga ikkagi meil oli selge kokkulepe, et ülikooli teadlased, kes seda programmi veavad ja koolides rakendama hakkavad siis ka järjest programmi tulemuslikkust mõõtma. Seda on kenasti tehtud, usaldus on tõusnud. Tänaseks peaaegu 200 kooli ja 80 000 mõjutatud õpilast. Väga vahva, minu arust on selline kõige parem näide. Teine näide. Tulid mehed, kes ütlesid, et neil on põhimõtteliselt kompetentsid ja alusteadmised, et teha klassisidususe programme. Viime õpilased metsa ja siis teeme seal nendega koos klassisidususe programmi. Kontrollisime kõik muud nii-öelda taustad ära, tegime nii-öelda mõned piloodid või testid, aga neil ei olnud seal mingisugust tõendust või teaduspõhisust. Ja jällegi Tartu Ülikooliga koostöös, nemad nüüd siis osaliselt, eks ole, on juba seda tõenduspõhisust sinna enda mõõtmiste ja kaalumistega taha saavutanud. Usutavasti neil on veel vaja tööd teha, aga paratamatult me peame arvestama, et kõiki sekkumisi või kõiki mõtteid või kõiki asju, mida me kohalikus omavalitsuses teeme või mille jaoks me raha anname, me tegelikult kõike tõenduspõhiselt mõõta ei suuda. See on, nii on lihtsalt. Ma toon nüüd oma valdkonna näite, eks ju, ja võib-olla see on isegi natukene teile kaasa mõtlemiseks. Et meie ju viime ellu praegu Sotsiaalministeeriumi hanget, vabatahtlikud seltsilised 2 aastaga. Tulemusnäitaja on see, et me peaksime jõudma siis vabatahtlike abiga 1800 inimeseni. Täna on küsimus, et mis on need hoovad, et me jõuaksime 1800 inimeseni. Ja küsimus on see, et kas Eestis on nii palju inimesi, kes oma vaba aega, seda 1 tundi nädalas oleks valmis teise inimese jaoks nagu panustama. Me teeme nagu vabatahtlikega tagasiside küsitlust, et mis oleks nendele see motivatsiooni temaatika, eks ju. Küsime ka siis abisaajatelt ja vaatame üle, et kui nad algselt sisenesid, eks ju, sellesse programmi, et siis 6 kuu pärast, et mida nad ise tunnetavad, mis on nende nagu elus muutunud, eks ju, et kuidas see kvaliteedi näitaja on. Me tegelikult loome ühte väga head ennetussekkumise tegevust. Ja kõige suurem nõrkus selle juures, kui me räägime nüüd see tuleviku kahju peale, meil ei ole täna sõnumit ei siis iseenda suhtes ega siis ka omavalitsustele ega ka tegelikult nendele lõppabisaajatele, mis saab peale hanke lõppu. Ehk siis ja see võib olla üks selline kahju tekitamise viis. Hea asja üles ehitades on lõpuks kahju, sest et lõppkahju, kui lõpuks need suhted lõpevad vabatahtliku ja siis inimese vahel, eks ju, siis kahju kannatajaks on see, kes taas võib tagasi langeda siis sinna üksilduse perioodi, sest et siis ei ole võib-olla enam seda kontrollitud või toetatud tugisüsteemi. Ja vot siin on nüüd sellised head targad nõuanded oleksid nagu kasulikud, et ühest küljest nii riik, eks ju,
peab ju mõtlema, et kui ta selliseid algatusi hakkab looma või sekkumisi looma, et tal oleks pikk plaan. Ja teine asi, et omavalitsuste poolt, et kuidas siis nagu jätkata neid, sest seltsilisi või vabatahtlikke, kes ju oma aega panustavad, need ei ole kuskile kadunud, aga selgeid sõnumeid vajavad kõik. Nii et see on üks võib-olla asi, mida tasub nagu mõelda, et me suures headuses või suurte programmide loomisel võime ühel hetkel olla olukorras, kus inimesed küsivad, et mis edasi, meil ei ole vastuseid ja lõpuks on siis, et kes siis neid vastuseid looma hakkab. No üldiselt uued mingisugused lähenemised ja sekkumised, mis tulevad, on ikkagi läbi teinud kuskil mingi pilootprogrammi või pilooditaksegi näiteks meie linnavalitsuses neid. Nii et seal on ikka mingisugused uuringud on juba taga, et sellise asju väga palju ei ole, et mees metsast tuleb ja ütleb, et ma hakkan nüüd pakun, et teeme seda niimoodi hoopis teistmoodi kuidagi ja kui me midagi ka otsustame, siis seal ei ole kindlasti sellist riski, et me nüüd teeme kellelegi kangesti kurja. Ma võin tuua näite, et me siin eelmisel 2 talve oleme nüüd panustanud sellesse, et Kütioru mäesuusakeskus, mis ettevõtjate poolt korda tehti, pakkus välja sellise odava paketi õpilastele, et kõik meie kooli õpilased saaksid selle mäesuusatamise ABC kätte, et nad saaksid ühe korra käia seal pool päeva veeta. No mis seal nii väga viltu saab minna? Proovime ära. Anname tõuke võib-olla mõne lapse liikumisarvestusel, eks ole. No samas, et see raha, eks ole, ei kulutatud järelikult millegi muu jaoks, et selles mõttes, et see kuri võib teil tekkida ka selles, et mis jäi tegemata. Ja teine probleem, mis tekib väga sageli ja ma üldse kahdesta kedagi teist, on see, et võrdlemisi lihtne on näidata, et mingi sekkumine töötab kitsas seltskonnas. Et sul on motiveeritud inimesed, kes viivad läbi programmi ja nad teevad seda hästi ja siis on võimalik näidata ilusa randomiseeritud kontrolluuringuga, et näete, töötab. Ja probleem tekib skaleerimisel. Et näiteks Inglismaal me aitasime läbi viia suurt mindfulnessi uuringut, kus õpilased said mindfulnessi, koolitasime välja õpetajaid, kes siis omakorda õpetasid lapsi, 20 000 last, tulemus 0. Ükskõik mis valdkonnas me vaatasime vaimset tervist, me vaatasime kognitiivseid nagu ajufunktsioone, igasugused asju 0. Ja see uuring maksis väga palju raha ja me säästame sellega väga palju raha, siis me teame, et teatud kella ei ole mõtet enam käia löömas ja küsimus on siis, et mis siis sinna asemele pakkuda. Ja me teame, et see, mida meie pakkusime, on psühhoharidus, eks ju, töötab, et ei ole vaja hakata nikerdama juurde midagi. Et kuidas liikuda sellest, et meil on pilootprojekt, mis töötab või pilootnäide kuskil, mis ühes keskkonnas töötab. Kuidas veenduda, et siis, kui me pakume seda rohkematele inimestele, tervele linnale või tervele Eestile, et ka siis sellel on mõju? Aga ega on ka juhtumeid, kus me tegelikult ei saagi veenduda enne, kui me oleme proovinud ja siis vastu pükse saanud. Ma võin tuua Tartust konkreetse näite. See õpilaste suund ja vaimse tervise toetamine. Me proovisime kasutada ühte tõesti teaduspõhist, tõenduspõhist, väga mitmete Eesti ülikoolide poolt välja töötatud, väiksemas grupis katsetatud vaimset tervist toetavat, ütleme siis mobiilimängu. Mõtlesime, et võiks ju töötada. Lapsed ju nii või palju nutiseadmes on. Loomulikult linnavalitsus ei otsustanud seda üksi. Võtsime meie haridustöötajad, meie tugispetsialistid kappa, küsisime, et mis te arvate, et selline asi, võiks ju töötada, katsetasime, ei töötanud. Õpilased lihtsalt ei võtnud seda mitte kuidagi omaks. Väga palju me sinna õnneks raha ei pannud, aga näide lihtsalt sellest, kuidas tõesti ka väga uhke tausta, väga teadus- ja tõenduspõhine programm praktilises elus, et saab kuidagi tööle läinud. Järgmine kord me enam arvatavasti õpilastele mingisugust vaimset tervist toetavat nutividinat ei paku. Ja võib-olla siin aitab ikkagi see, et kui need programmid, mis omavalitsustele pakutakse ja ka meie, kes me võiksime olla nagu teadlikud teenusepakkujad nende osas, et oskaksime teadlikult juba sellesse protsessi sisse integreerida need teaduspõhised analüüsid või uuringud, mis nagu aitaks ja toetaks, eks ju, et tihti lihtsalt nendesse hangetesse ja suuremates tegevustes seda ei ole sees ja me oleme pärast hädas, et meil ei ole ka seda nagu võtta, et võib-olla see on meile endale väljakutse, et teadlikult sinna juba
protsessi sisse integreerida ka need teaduspõhised lähenemised, mis siis aitaks meid. Ma tahaks täpsustada nii palju, et teadlased saavad aidata tõenäoliselt 2 hetkel. Hästi palju rääkisime lahendustest praegu, aga lahendus on alati mingi selle probleemile ja ka seda probleemi sõnastada ja välja uurida saab aidata teadlane ja siis me saame olla palju kindlamad, et see püstitatud probleem on see, mis väärib lahendamist üleüldse. Et ei ole ju niimoodi, et kui me lähme arsti juurde, et siis kõigil pannakse kohe käsi kipsi. Ei ole. Et kõigepealt arst vaatab, et mis üldse viga on, teeb võib-olla vereanalüüsid, kuulab südant, kopse, eks ole, ja ikkagi on selline diagnostika, et kui me räägime vaimsest tervisest, siis miks me ei lähtu tõenduspõhise meditsiini sellistest põhimõtetest, peaks ju ikkagi niipidi vaatama neid asju. Ikka probleemi tuumani oma kõigepealt jõuda ja siis hakata tegutsema. Siin meil on 3 minutit aega, nii et järgmine vastus palun lühidalt. Aga küsimus on selles, et kuivõrd te kaasate otsustamisse, et mida teha, mida võtta, mida jätta sihtgruppi, olgu siis neid noored või lapsed või vanemad inimesed või kes iganes, kellele te midagi teete. No ma vastan kiiresti ära, et meie oma selle tegevuse raames kaasame ja küsime ja nii tagasiside küsimisega kui ka fookusgruppidega, kui ka siis plaanis on ka veel nagu see kirjalikult, aga see on üks olulisi asju, et seda seltsilise tegevust ei saa arendada ilma seltsilisteta ja ei saa arendada ilma selle sihtgrupita, eks ju. Ja loomulikult omavalitsused, kelle heaks me ju seda tugitegevust loome. Vanemaid inimesi kaasame hästi palju, laste puhul on arenguruumi. Kuidas te kavatsete areneda? Vanemaid? Ei, kuidas te kavatsete areneda? Rohkem kaasata. Ja meil on ka, ütleme, enda asutuse näitel, et kui me räägime tööandjast ja töötajatest, et siis on tavapärast rahulolu uuringud, mis annavad meile teatud indikatsiooni, aga siis ka kindlasti erinevate üksustega kohtumised ja avatud küsimused, et mida saaks teha paremini, millised on ootused ja inimestega endiga ka, nagu ma enne alguses ütlesin, et kuule, kuidas sul nagu läheb ja siis ka kuulata seda vastust, et sealt tegelikult kohviruumis või sellises suitsunurkasid enam väga ei ole, vanasti liikus kogu informatsioon seal, aga et täna tooneid tagasi. ei too, aga lihtsalt kohvinurgas ma arvan, et saab vahest palju olulisemat infot kui nendest rahulolu uuringutest, et siis sealt kokku tekib see kaasamise moment, et siis saabki vaadata, et mis edasi ja Sixten? No ma julgen väita, et Võru linnavalitsus on meil ikkagi läbiv lähenemine niimoodi, et kui me mingit probleemi peame lahendada, siis me kaasame kõik, kellest me vähegi näeme puutumust selle valdkonnaga, et kui ikkagi on eakate teema, siis pensionäride päevakeskuses on meil kõik aktiivsed eakad käivad sinna kokku ja nendega on meil väga tihe side ja kui me planeerisime skateparki, siis tegelikult sellel me lasime noortele endile ära planeerida, millist nad tahavad ja lõpuks panid ise käe külge ja aitasid ehitada ka ja kui oli veel rullnoki taltsutada seal, kus nad kummi vilistavad, siis läks linnapea isiklikult koos politseiga sinna kohale ja suhtles sellega, et mis teil viga on. Rääkisin nende rullnokkadega. Silver, ma vahetan sinu jaoks küsimust, et mida peaksid eksperdid ja teadlased tegema, et neid kaasataks? Et okei. Ma oleks vastanud küsimusele niimoodi, et mina nagu tegelengi ja töötangi välja selliseid küsimise meetodeid, et inimesed, kes otsustavad, et nad saaksid võimalikult kvaliteetsed algandmed, et selle põhjal otsuseid teha. Nüüd seda, et mida ma saaks teha, et mind rohkem kaasataks, siis ongi olla pildis, käia konverentsidel näiteks ja kutsuda ka teisi konverentsile, et nagu Maris mind kutsus siia ja võtta ikkagi sõna ka meedias ja rääkida oma tegemistest, et kui ma midagi ägedat teen, et siis teised oleksid kursis ja üks selline vägev kogukonna kaasamise näide, mida
ma tahan veel nagu tuua, on see, et me koos Politsei- ja Piirivalveameti ja Sisekaitseakadeemiaga koolitame praegu piirkonnapolitseinikke ja kohaliku omavalitsuse ametnikke, et nad õpiksid koostööd tegema just turvalise ruumiloome kontekstis, et kuidas nagu linna arendada niimoodi, et meil oleks turvalisus ja kogukonna heaolu tagatud. Ja noh, ühesõnaga. Aitäh! Sellised asjad, aitäh! Meile antud aeg on otsa saanud. Suur tänu mõtteid vahetamast, suur tänu kuulamast ja kaasa küsimast. Ma loodan, et te saite siit mõtteid kaasa ja kui teie küsimusele ei tulnud vastust, siis ma usun, et me kõik panelistid oleme ka pausil olemas, et tulge rääkige meiega. Aitäh teile! Suur aitäh!